üsna mitmed mu paremad lood on järgnenud mingitele ägedatele happe- või seenetrippidele. Kuigi samas mulle ei meeldi ka need kommentaarid, mis YouTube'is minu videote all on, umbes, et andke mulle sama, mida see vend tegi või. Sest see ei ole ikkagi nagu point, et ma mida Jaan suitsetab. et ma tunnen, et droogidega on pigem nagu see, et nad panevad sind olukordadesse, kuhu sa muidu ei satuks eriti. No kas või see, et sa lihtsalt teed selle jalutuskäigu sinna kohta, kuhu sa ei ole varem kõndinud või sa passid tund aega paigal sellel ühel lagendikul ja siis jookseb sulle mingi kits otsa lihtsalt, kuna ta ei näe sind. Või siis see, et sa lihtsalt oled hommikuni üleval ja mõtled oma mõtteid ja ei tegele mingite kõrvaliste asjadega. Need on kõik need asjad, mis minu jaoks droogide tarvitamisega kaasnevad, on ju. Et ma arvan, et lõpuks pigem nagu need kogemused on need, mis selle inspiratsiooni tekitavad. Mitte tingimata see keemiline substants seal ajus. Et jah. Sellega kunagi ma muidugi mõtlesin, et just kui ma esimest korda midagi sellist tundsin, siis ma mõtlesin, et oi, kui mina oleks maailma president, et siis ma paneks 12. klassi lõpueksami asemel teeks kohustuslikuks ühe LSD tripi, et kõik peavad selle läbi tegema. Ma mõtlesin, et see on nii vajalik kõigile. Aga siin muidugi murelikele kuulajatele, vaatajatele ütleme ära, et me ei soovita mitte ühtegi illegaalset ainet tarbida. Jaa, tõepoolest ei soovita, sest ma kunagi mõtlesin ka seda sama mõtet, mida sa just kirjeldasid. Aga nüüd ma olen muidugi ka teistsugusel arvamusel juba, et see oli mul selline esimene moment. Et pigem ma olen näinud nagu mitu korda ka seda, kuidas need on inimestele halvasti mõjunud. Isegi nagu psühhedeelikumid, et mingi hetk nagu selliseid amfetamiine ja kokaiine ja opiaate ma nagunii ei soovita, ja neid ma ise ka ei tarbi. Ja isegi psühhedeelikume ma tarbin hetkel mingi korra aastas kõige rohkem nagu. Kunagi oli küll teisiti. Aga isegi need psühhedeelikumid, mida ma nii kasulikuks ja kahjutuks olen pidanud, olen näinud, kuidas on inimeste elu ära rikkunud või isegi lõpetanud paaril korral. Nii et jah, ei ole nagu nii lihtne ka, et tehke kõik ja kõik saab korda. Ja kindlasti ei tasu teha, sest kõik on ka erinevad ja noh, ütleme, et sellised samad efektid, ma ei tea, kas on nii intensiivselt, aga on võimalik kätte saada ka olles kainelt erinevaid, ma ei tea, praktikatega ja asjadega. Aga kunagi rääkides sellest, et sulle jookseb kits platsil otsa, et siis ma kunagi ise võrdlesin seda ajumustrit, et et meil on aju on siuke suur heinamaa või suur rohumaa ja siis meil on seal nagu mingid sisse käidud radad, vaata, mis on nagu mullaseks läinud, kus inimesed käivad üle rohuplatsi, siis sinna tekib rada sisse. Et see on siuke tavapärane olek, et sa mõtled neid mõttemustreid, mis on sul sisse käidud, siis teed väikse joindi, siis sa lähed nii-öelda põlvekõrgusesse murusse, et sa lähed, ütleme, rajast, kus sa võib-olla igapäevaselt ei käi, ja siis sa võtad mingisuguse LSD sisse, siis sa oled järsku üle pea võsas, et sa oled sellises kohas, kus sa tavaliselt ei satu, et ma ise kuidagi võrdlesin seda niimoodi, et siis sa panedki mingeid uusi asju, paned lihtsalt kokku omavahel. Niimoodi võib seda ka kirjeldada. Ma ise võib-olla kirjeldaksin seda niimoodi, et LSD-ga mul on tunne just, kui ma roniksin nagu puu otsa või mingi torni otsa ja vaatan nagu ülevalt poolt kõike seda, mille sees ma tavaliselt kõnnin. Et LSD-ga mul ei ole tunnet, et ma olen nagu mingi laksu all, vaid mul on tunne, et ma olen just eriti kaine ja et ma ennem seda olin nagu laksu all. Mõtlen tagasi kõigile neile argipäevadele ja nendele ärritumistele ja harjumustele ja siis see tundub kõik selline hägune võsa ja see LSD mõju tundub olevat selline selge kõrge torni otsast alla vaatamine nagu. Aga jah, et selles osas nõustun, et nagu ikkagi kõrvale minek sellelt harjumuspäraselt. Jah, sellised analoogiad on ka hästi tuntud, et just kui mu silmad avanevad või mingid kardinad tehakse lahti või et näed midagi selgemalt.
ja siis tundub, et järsku nagu saad aru, et kõik, kuidas siin toimub ja noh, üks põhijäreldus minu arust, mis selliste trippides tekib, on, vähemalt minul on tekkinud, on see, et kõik on seotud kõigega, et absoluutselt mingist mikrost makrosse lõpuni on ju. Jaa, on. Siuke liblika efekti siuke arusaamine või et iga väike asi nagu mõjutab kõike põhimõtteliselt. Minu jaoks nagu psühhedeelikumid lähevad väga hästi kokku budismiga, budistlike järeldustega, sellega, kuidas ei ole olemas nagu midagi, mis on olemas nagu asjana iseeneses, vaid kõik on suhteline, samuti ka meie isik ja meie ise ja kõik see nagu on lihtsalt see erinevate suhete mingisugune kogum. Jah, ja siis sellises olekus mulle tundub, et kõik on üks mingis mõttes, et kui me võtame kas või näiteks inimesi hakkame lahterdama, tohutult meeldib lahterdada, siis sellises, kui sa nagu kuidagi hästi selgelt vaatad seda kõike, siis ongi ainult üks lahter, inimesed. Siis kui ma ei ole sellises olekus, siis ma hakkan looma mingid lihtsustatud lahtreid, et ma ei tea, mehed ja naised on ju. Ja igapäevaselt ma elan selles dualistlikus maailmas, sa ei saa sellest mitte kuidagi välja, et on valgus ja pimedus on ju, pluss ja miinus ja mis iganes. Aga sellises seisus mulle tundub, et kõik on justkui üks ja siis nagu pole nendel erinevustel vahet, aga kui ma igapäevaselt elan, siis on vahe, et kas on mees või naine, kellega sa näiteks teki alla lähed. Minu jaoks on